mõtlesin siin, kui kurb on see, kui palju mingite hirmude pärast jäetakse tegemata. Et äkki juhtub nii ja äkki juhtub naa ja ma ei saa midagi teha, sest et äkki. Just nagu mõtlesin siin, et hommikul oli päris suur võimalus, et hakkab sadama. Ja ma oleks võinud ka selle hirmu pärast, et äkki hakkab sadama ju koju jääda. Ma ei oleks siin. Äkki hakkab sadama. Aga äkki ei hakka. Ei julgeta lahku minna suhtest sellepärast, et äkki ma ei saa hakkama. Äkki ma olen nii katki, et ma ei näe midagi. Äkki ma tahan elu muutust, äkki see teeb, kui ma tahan elu muutust, äkki see teeb haiget kellegile. Äkki. Mis siis saab, kui? Need on nüüd need tagajärjed, eks ole. Aga kui palju selle äkki juhtub midagi taga, unustatakse märgata seda, et aga äkki ei juhtu nii. Ja millest ma siis ilma jään? Mul ei oleks neid 2 ägedat kivi, kui ma oleks täna koju jäänud. Roheline kivi päriselt, ma ei ole enne näinud sükast. Sest äkki hakkab sadama. Äkki hakkab sadama, äkki. Selle äkki pärast jääb nii palju tegemata. Selle hirmu pärast. Et mis siis saab, kui? Mis siis saab, kui? Aga mis siis saab, kui ma unustan märgata midagi? Erilane. Või ei tule mulle siia. Pääs ma kluusa alla minna. Aga äkki ta oleks läinud. Aga äkki ta oleks võinud mind nõelata. Äkki mul oleks allergiline reaktsioon toodud. Selle äkki juhtub midagi, varjus unustatakse tegelikult märgata seda, mis on, mis juhtus head. Äkki juhtub midagi halba, aga äkki juhtub midagi head hoopis. See hirm, et äkki midagi juhtub, see teeb nii pimedaks inimesed, kullakesed. Te unustate märgata siis kõike seda, mis hea on ju. Aga äkki ei lähe halvasti, äkki läheb hästi. Äkki sa mitte ei kaota midagi, vaid äkki sa võidad midagi. Äkki sa mitte ei jää ilma millestki, vaid sa saad juurde midagi. Äkki sa ei kaota, äkki sa võidad. Äkki sul ei tule halb kogemus, äkki sa saad hoopis hea kogemuse. Äkki see on hoopis kasulik. Isegi kui see hirm tuleb peale, siis see ongi see hirm, millest on vaja üle minna. Millest on vaja läbi tulla. Ma tean, et ülipaljud inimesed ei märkagi seda hirmu, mis neil tegelikult on, sest nad räägivad endale neid mingisuguseid muinasjutte lihtsalt. Sellest, et niimoodi on äkki kui varjus on turvalisem elada kuidagi moodi. Mul on ju praegu hea. Äkki kui ma nüüd siit praegu ära lähen, siis ei ole enam hea. Ja siis lepid. Lepid sellega, mis sul on, sellepärast, et äkki sa jääd sellestki ilma. Äkki. Ja mis siis veel saab, kui ma jäängi sellest ilma? Siis mul ei ole enam mitte midagi. See on nii vale, ma tahaks öelda. Isegi.
oi, kui palju mul on olnud ka neid olukordi, kus ma tegelikult olen väga kartnud, mis siis saab, kui ma nii teen, nagu ma teen. Mis see tagajärg on, mis sealt veel, mida ma ei näe, mida ma ei märka. Mis siis saab, kui? Aga minu elus on olnud ka sellised olukorrad, et tähendab, minu elu ongi niimoodi olnud, et mul ei ole olnud võimalik kuskile tagasi minna. Minu ainsad valikud ongi kogu aeg ainult edasi. Ja see osalt ongi tähendanud seda, et ma pean suruma vahepeal silma kinni lihtsalt selle, mis siis, kui läheb halvasti, hirmu ees. Ja see praegu siin on ehtne näide sellest, et kui ma ei oleks siia tulnud, siis mul ei oleks seda lõppu. Näete jah, auk. Auguga kivi. See on väga hea märk. Tihti me ei märkagi neid häid asju, siis kui me oleme oma hirmudes nii kinni. Ma arvan, et te ei pea mitte mõtlema, et mis siis saab, kui midagi juhtub halba, vaid et peaks hoopis keskenduma sellele, et aga millest ma võin ilma jääda, kui ma ei tee seda, mis tundub nii hirmus. Mina ei oleks täna kindlasti selles kohas, kus ma endaga olen, kui ma oleks allunud enda hirmudele. Mis siis, kui ma teen vale otsuse? Mis siis, kui tegelikult ma ei tohiks nii teha? See on mulle nii palju andnud tegelikult. See mis siis, kui... Muidugi tuleb alati arvestada ka sellega, et mis siis, kui tõesti lähebki halvasti. Aga ma leian, et sinna tohiks nagu kinni jääda. Sellepärast, et me kipume siiski tõmbama ligi endale ju seda, mida me otsime. Ja kui sa otsidki, mitte lihtsalt ei näe, aga otsidki igal pool halba, siis tahtmata sa saadki selle halva. Sest universum tahab meile ju anda täpselt seda, mida me tahame. Ja täpselt see, millele me keskendume, mida me valime ainult märgata, täpselt see ongi ju see, mida me tahame. Ja tema ju tahab anda meile, tema tahab teha meid õnnelikuks selles mõttes. Tema ei saa aru, et see on negatiivne. Kui sa keskendud sellele, järelikult sa tahad seda. Ja jumala eest, ma ju armastan sind nii palju. Ma tahan, et sul hea oleks. Ma tahan, et sa saaksid kõik, mida sa soovid. Ma tahan, et kõik su soovid läheksid täide. Ma tahan, et sul oleks kõike, mida sa vähegi tahad. Ja et sul oleks seda nii suurtes kogustes. Ja siis sa saadki halba väga suurtes kogustes. Sest tema ei tee vahet. Sa ju tahad seda. Järelikult ta annab seda sulle. Mis siis kui? Mis siis kui juhtub midagi? Oh, Jeesukene veel. Selle mentaliteediga me tegelikult ei jõua väga mitte kuskile. Meil läheb nii palju tegemata, meil läheb nii palju elamata, meil läheb nii palju märkamata, õppimata, kogemata, saamata. Kõik need tarkused, kõik need teadmised, kõik see vägi, mis tuleb nende tarkuste ja teadmistega. Lihtsalt sellepärast, et aga mis siis kui? Kusjuures tihti selle mis siis kui taga on hoopis see,
et ma ei ole seda väärt. Ma kardan, et ma ei ole seda väärt. Ma ei ole väärt neid teadmisi ja ma ei ole väärt nagu tõusma ja ma ei ole väärt paremat elu. Ma ei ole väärt. Kes see on, kes seda lugu räägib? Kus see lugu tuli sinu sisse? Sest ma võin sulle suht kindlalt öelda, et see ei ole sinu lugu. See on sulle sisse istutatud lugu. See on tulnud sulle kuskilt. Sest et me mitte keegi ei sünni siia ilma kohe selle teadmisega, et ma ei ole väärt seda elu. Me kõik oleme väärt elu. Me kõik oleme väärt seda elu. Mõnes mõttes on jah hea, et mul on olnud selline, ma ei teagi, võimalus siis mitte kunagi kuskile tagasi minna, vaid et iga kord, kui mingi otsus on tehtud midagi muuta, millestist välja saada, siis on see olnud ainsa valikuga edasi liikuda. Et sellist asja nagu minna kuskile tagasi või teha mingi pitstop või teha mingi, ma ei tea, võtan aja maha. Pole olnud. Lihtsalt ei ole olnud. Mõnes mõttes muidugi karm, kahju, kurb. Aga jällegi samas ma ei oleks täna siis siin. Ma ei oleks täna siin seda juttu rääkimas. Ma ei oleks täna siin. Püüa mitte selles negatiivsusest niimoodi kinni olla. Püüa märgata, mida sa märkad, esiteks. Püüa märgata, millele sa keskendud. Kui sa näed ainult tumedaid värve igal pool, siis püüa märgata, et sa ainult seda näed. Sellepärast, et meil ei ole ju ainult üks värv maailmas. Jah, seda musta võib olla, must on ka hallis sees, eks ole. Et seda musta võib olla erinevates variantites, toonides, ma ei tea. Aga püüa märgata, miks sa seda ainult märkad. Ja püüa märgata seda, et sa üleüldse ainult seda märkad. Ja kui sa oled seda märkanud, siis sa saad hakata märkama ka midagi muud. Sellepärast, et isegi see asi, isegi need asjad, mis on selle asja ümber, mida me ainult märkame, neid me saame märgata ainult siis, kui me oleme märkanud seda keskmist asja kõigepealt, millel kogu meie tähelepanu on, ju. Ühesõnaga, sa ei saagi hakata märkama positiivset, kui sa ei ole enne märkanud negatiivset. Et näha valget, sul on vaja enne näha musta. Ja vastupidi ka. Nii et jah. Ära kuidagi... jah, ma tean, et niimoodi on hea öelda. Ära. Aga püüa mitte. Sest sul on nii palju veel muud, mida näha. Mis siis kui? Püüa keskenduda rohkem sellele, et aga mis siis kui hästi läheb? Mis siis kui see on õige? Ja jumalast okei on muuseas kahelda ka iseendas. Et aga mis siis, kui ma mõtlengi valesti? Mis siis, kui ma praegult vaatangi valesti seda? Mis siis, kui midagi ei olegi tegelikult nii, nagu mulle tundub, et ta osad nende kahtluste pärast ma olen ise ka oma mingisugustest asjadest välja saanud. Nii et selles mõttes tuleks säilitada endas seda mingisugust jonni, mis paneb tahtma
teha teistmoodi, tahtma paremat, tahtma rohkem. Muutma enda väärtushinnanguid, muutma seda, mis sa ise arvad, et sa väärt oled. Täiesti uskumatu lihtsalt. Lõi mulle praegu pähe see asi, et kui ma oleks lasknud või tähendab, et kui ma oleks jäänud olema nii mõjutatud enda sellest väärtushinnangu olematusest isegi siis ütleme niimoodi, siis mul ei olekski seda jonni sees, ma olekski leppinud igasuguste asjadega, mis minuga toimus, mis minuga tehti ja mida ma kogesin. Ma olekski leppinud sellepärast, et ma ei olegi rohkem väärt. Aga see ärahellitatuse värk mõnes mõttes, sest ma olin meeletult ärahellitatud laps. Mu vanaema hellitas mind ära. Ja mõnes mõttes see oli hea, sest et see kunagi pani kuidagi nagu siis takistas minu sinna auku kukkumist, et ma ei olegi seda väärt tegelikult. Mida iganes siis. Ta suutis mind nii kohutavalt ära hellitada, et ma tean, et ma saan, mis mina tahan. Ja ma tean, et ma olen väärt nagu väga palju parimat. See, kui keegi minuga sitasti käitab, siis okei, ma olen seal sees olnud, on ju, korduvalt. Aga ma ei ole jäänud sinna, sest mingi sekundid mul on ikkagi pähe nagu löönud see, et fuck, see ei ole see, mida ma tahan. Ma ei taha siin olla enam. Ei. Ma ei lase sulle endaga niimoodi sitasti käituda. Okei, ma lasin, sest ma olin pime. Aga mul ei sobi see enam. Nagu, mis asja? See ongi see jonn, see ärahellitatud lapse jonn, mis on hea selles mõttes. Minu jaoks on see kasulik olnud. Ma pean hüppama nüüd üle väikse opadi. Siin voolab pisikene asi. Ja seal on hästi suur see sama asi. Ja kuskilt sealt tuleb ja läheb merre. Jummel küll. Ma olen siin mingitel sekunditel rääkinud oma sellest selgroost. Ja eile ma avastasin, et seal on päris palju jonni ka ikkagi sees. Aga ma olen kuidagi suutnud selle jonni enda kasuks pöörata. Et see jonn ongi see, et ma tean, mida ma fucking väärt olen. Vabandust pärast. Ja ma ei lepi vähem. Ja kui see tähendab, et ma pean seal juures kellelegi haiget tegema, siis lihtsalt on nii. Sellepärast, et me ei saa ka selle hirmu taha kinni jääda, et äkki me teeme kellelegi haiget oma mingisuguste enda väärtushinnangutest nendele truuks jäämisest näiteks või enda sihtide, soovide, unistuste elluviimise juures tahtmata me teeme kellelegi haiget. Sa ei saa selles maailmas olla niimoodi, et sa mitte kunagi haiget ei teeks. Keegi kuskil kannatab selle all, et sina enda unistust taga jääd. See lihtsalt on nii. Ja kui ma olengi kellelegi haiget teinud tänu sellele, et ma enda mingisugust unistust taga jään, siis pole midagi teha, siis lihtsalt on nii, Selles mõttes, et see hea lapse mentaliteet, see viib edasi ainult mingi maani. Ja mingit maalt tuleb see lihtsalt ära lõpetada. Seal tuleb siis eluterve egoism mängu ilmselt. Et kui
Et kui seda ei oleks, siis laseks ennast materdada nii et vähe ei ole tegelikult. Kui keegi tuleb seletama, kes ei saa aru sinu sihtides, kes ei võta sind tõsiselt, tuleb seletama sulle umbes, et ei, ära ikka seda teed, mis asja sa teed, et see on puhas lollus, on ju. Ütleme nii, et kõik väga edukad inimesed ei oleks endaga väga edukad, kui nad oleks kuulanud selliseid inimesi, on ju. Sest väga tihti inimesed ei tõmba meil masti maha nii-öelda, mitte sellepärast, et nad hooliksid, aga sellepärast, et nad on kadedad. Nii et see sinu hirm, et mis siis, kui ma teen kellegile haiget, kui ma enda unistusi järgin. Te mõtle selle peale, et need, kes su masti maha tõmbavad, need, kes haiget saavad, nad olid kadedad võib-olla lihtsalt. Nad ei tahtnudki, et sa jõuaks endaga kuskile. Ja miks sa pead selliste inimeste pärast enda unistustest loobuma siis? Miks? Miks sa pead nagu nende kadedusele siis voli andma? See ei ole ka okei, eks ole? Vot. Ühesõnaga, see hirm, see what if, seal taga on nii palju seda, mis sa tegelikult nägema peaks. Ja võib-olla oleks aeg seda vaatama hakata. Aga okei. Hetkel siis nii. Tšau.